Tere, nädala peatükk või ikra algab sõnadega. Kui keegi teist toob isandale ohvriandi kari loomadest, siis ta toogu oma ohvriand võistest või lammastest ja kitsedest. Või otse tõlkides heebrea keelest inimene, kes toob teie seast isandale ohvriandi, mis tähendab, et sõna toob viitab sõnale inimene, ehk et ohvriandi tuuakse inimeste seast. Arusaadav oleks, kui salm ütleks, kui inimene teie seast, kes toob ohvriandi. Miks salm ütleb just inimene, kes toob teie seast? Hasidilise õpetuse järgi soovib Toora sellise imeliku sõnade järjekorraga meile seletada, milles seisneb ohvriandi toomine inimese vaimses töös. Kuna igas juudi hinges on olemas väike tempel, siis kõik templiga seotud tööd on otseselt seotud ka juudi hingega. Ja kui see kehtib kõikide templi tööde kohta, siis seda enam ohvriandide toomise kohta, mis oli peamine töö templis. Esimene Lubavitši Rebe, Alter Rebe, seletab meie salmi järgmiselt. Inimene, kes toob teie seast. Kui inimene soovib Jumalale lähemale saada, peab ta tooma ohvriandi teie seast, peab ta endalt midagi ohverdama. Meie salmis on võimalik näha kahte aspekti. Teie seast viitab vaimsele hingele, kari loomadest viitab loomalikele hingele. Edaspidi täpsustab salm, toogu oma ohvriand võistest või lammastest ja kitsedest, mis viitab loomaliku hinge erinevatele tasemetele. Ohvriandi toomise eesmärk ei seisne vaimse hinge töös, vaid loomaliku hinge puhastamises. Ja sellele samamoodi viitab meie salm. Sõnadega teie seast täpsustatakse, et ohvriandi peaks tooma isandale ja kui edaspidi loetletakse, et ohvriandi peaks tooma võistest, lammastest ja kitsedest, täpsustatakse, et seda peaks tegema, et leida armu isanda ees, kuna loomaliku hinge puhastamine asub kõrgemal tasemel kui vaimse hinge Jumala teenimine. Nagu kuningas Salomon ütleb õpetussõnades, kus pole härgi, seal puudub vili, aga härja rammuga saab palju saaki. Kui kariloomas hakati tooma ohvriandi, kõigepealt tehti kindlaks, et kariloom on täiuslik, ilma defektideta. Inimene pidi kontrollima, et loomal puuduvad mis iganes defektid ja alles siis sai looma tuua ohvriandiks. Sama kehtib ka loomaliku hinge ohvriandiks toomise puhul. Enne, kui inimene saab tuua oma loomaliku hinge ohvriandina isandale, peab ta kindlaks tegema, et tema loomalik hing on täiuslik ja ilma defektideta. Selles seisneb ohvriandi toomise mõte, et inimene peab kontrollima tema hinge kõiki nurgasid, tema intellekti ja emotsioone, mõtteid, kõned ja tegusid, et leida tema hinges olevat mittesobivaid aspekte ja neid parandada. Selleks, et efektide otsimine oleks sellisel kujul, nagu see peaks olema, peab inimene tundma, et see otseselt puudutab tema vaimset elu. Siis võib kindel olla, et parandused, mida inimene peab oma hinges tegema, teeb ta päriselt ka. Kui inimene vaatab endale ausalt otsa, siis isegi kui praegu ei leidu tal ühtegi puudust, ei tähenda see, et see on alati niimoodi olnud ja et ta ei teinud nooremas vanuses vigu. Nendest vigadest pole midagi saanud, nad on endiselt alles ja neid pole siiamaani parandatud. Need samad parandamata vead on sein, mis eraldab inimest tema isast taeval ja ei lase tal teenida Jumalat nii, nagu peaks. Inimene võib enda käest küsida, mis seos on minu ja ohvriandide vahel. Ütleb meie salm, et ohvriandi peaks tooma teie seast, ehk kõik sõltub inimesest endast, sõltumata sellest, millisel vaimsel tasemel ta hetkel asub ja mis on tema elus siiamaani juhtunud. Ohvriandi toomise kord oli selline, et peale seda, kui tehti kindlaks, et ohvriandil puuduvad mis iganes defektid, pidi seda veristama. Peale veristamist jäi looma keha tervikuks. Veristamise tulemusena eemaldati ainult tema elulisus. Peale seda looma keha põletati altaril. Kõikide ohvriandide puhul põletati nende rasva, kuid põletusohvri puhul põletati looma keha terviklikult ohvriandina Jumalale.
Sama kord kehtib ka vaimses ohvriani toomises. Peale seda, kui inimene kontrollis oma loomalikku hinge ja ei leidnud sellest ühtegi defekti, peab ta seda veristama, mis tähendab, et ta peab eemaldama oma kirge materiaalsete asjade vastu. Kuigi materiaalsetest asjadest ei pea loobuma, ei pea inimene tundma nende vastu kirge ja ta peab kasutama neid ainult selleks, et paremini teenida Jumalat. Ja selles seisneb käsk tunne teda kõikidel oma teedel, mis tähendab, et kõik inimese tegud peaksid olema pühendatud Jumalale. Ja isegi siis inimene ei tohiks piirduda materiaalsete asjade kasutamisega Jumala teenimise nimel, vaid materiaalsetest asjadest peaks ta tegema vaimsust ja pühadust, nagu näiteks pidulikud söögid sabatipäeval ja juudipühadel, tsitsiidi ketramine villast või tfiliini ja toora rulli valmistamine loomanahast. Nii saab inimene Jumalale lähemale, kui tema keha ja loomalik hing ühinevad jumalikust tules, mis põleb tema vaimses hinges. Nii ka loomalik hing hakkab tundma armastust Jumala vastu, nagu on öeldud palvetuses Shema Israel, kuula Iisrael, armasta isandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma väest, nagu seletavad juudi targad, kõigest oma südamest mõlema hingega. Shabbat shalom ja meeldivat toora õppimist!